Tere kallid tennisõbrad, vähem kui nädalase vahega salvestame juba järgmist matšpalli podcasti, sest Eesti Davis Cupi meeskond andis selleks põhjust, kui käis nädalavahetusel kaugel Sri Lankal kohtumas Iraani meeskonnaga maailmaliiga teise grupi ülemineku mängu ja maailmaliiga teise grupi me ka jõudsime. Mis asjaoludel ja millise skooriga, sellest hakkame täna rääkima kohe järgmiste meestega. Loomulikult on meil kaassaatejuht Riho Kallus. Tere. Eesti Tenniseliidu peasekretär Allar Hint. Tere. Kes natuke täidab siin ka kapteni rolli, sest Davis Cupi meeskonna kapten Vladimir Ivanov pidi juba järgmistele jahimaadele siirduma otse Sri Lankast ja treener, mängija Kennet Raismaa. Tere. Ja teisel pool internetiühendust on meil ka Kristjan Tamm. Tere. Oota, paneme Kristjanile häälega sisse, ütle nüüd tere. Tere. Nii, Kristjan ütles ka tere. Kõigepealt tuletame kuulajatele meelde, miks me mängisime üldse Sri Lankal. Sellel on üpris põnev ajalugu taga, et Allar, Eesti Tenniseliit sai vist esimese kaasuse spordikohtus rahvusvahelises kirja, oli nii? No, peaaegu jah, sellises rahvusvahelise spordikohtus, et pigem siis rahvusvahelise tenniseliidu järgmise astme kohtus, mis on nende enda juurde loodud, mis on küll neutraalne ja tõesti jah, oli vaja seal 2 korda maid jagada. Oota, päris kassi ei läinud? Ei. Siis on meediasse natukene ennatlik info jõudnud ka mõnesse portaali. Aga kui nugade peal see ikkagi oli, et see mäng võib-olla ära jääb? Noh, ma arvan, mingi tõenäosus oli kindlasti seal olemas, et esiteks see pool, et meid loositis sinna või seal mängima ja ega me ju kui ka nüüd ITF-i ja selle kohtuotsusega me oleksime pidanud seal mängima, siis oli väga suur tõenäosus, et me ikkagi ei lähe sinna. Et ma arvan, et see ei oleks olnud nagu mõistlik sportlaste suhtes ja ükski sportlik pool ei kaalu turvalisust üle, et sellisel juhul tõenäoliselt oleks see matš ära jäänud, jah. Aga miks Sri Lanka? See oli Iraani enda valik. Nüüd hiljem me saime teada, et nad mängisid seal ka oma kolmandat gruppi, mille nad siis võitsid ja läbi mille nad tõusid meie vastu mängima. Nii et see oli selline õnnelik koht nende jaoks. Tõenäoliselt ka sobilik koht, vähemalt see hetk, kui nad sealt kolmandast üles tõusid ja nii palju, kui me infot oli, siis see oli selle otsuse tagamaa, miks Sri Lanka. Kuidas siis Sri Lanka teid vastu võttis, Kennet? Palavalt. Et no ilmaga oli meil see põhiprobleem seal kõigil, et sellega harjumine, et ma mängude ajal ma korra vaatasin ka, siis oli 38 kraadi, oli see talutav, või see, mis see feels like kuumus. Ja sinna juurde veel see õhuniiskus, et päris keeruline oli mängida. Et ise, kui paari mängisime, meil oli küll pikem paar, aga pärast paari oli nagu täiesti küpse, et ma ei ole ka võib-olla suurepärases füüsilises vormis, aga siiski, et oli raske. Aga ka vastastel oli keeruline, et Oliveri esimese mängu vastane oli ka seal, pärast esimest seti seal juba kükitas ja ei püsinud nagu väga püsti, et seda liiga tihti ei näe, et keegi enne Oliveri käed põlvele paneb, aga seal pandi, jah. No enne kui räägime matšidest, käime koosseisu ka üle, et kuulajad oleksid meiega kõik ühel lainel. Meil läksid sinna siis Oliver Ojakäär, Kristjan Tamm, Kennet Raismaa ja Siim Troost. Täpselt. Miks ei olnud Mark Lajalit, miks ei olnud Daniil Klinkat? No Mark on aasta algusest võidelnud oma õlavigastusega, Austraalias täpsemalt siis alates ja nüüd läbis ka sellised arstlikud kontrollid ja natuke puhtalt sellist nagu metoodilist poolt, et milles see vigastus on ja kuidas sellest lahti saada ja soovitus oli hakata muutma oma
servi ja natuke liigutusi, et see vigastus tagasi ei tuleks ja sellest üleüldse lahti saaks ja ma arvan, sellega ta tegeleb praegu, et see oli Margi puudumise tagamaa. Ja Daniil on mänginud sisuliselt kogu oma viimase aasta kõvakattega väljakutel ja selles mõttes ei tundunud nagu mõistlik teda tõmmata 9 nädalaks liiva peale ja võib-olla see ei oleks olnud hea ei tiimile ega ka talle endale mõeldes järgnevat perioodi. Et nii sai siis nii kapteni kui Daniili vahel otsustatud, et ta jääb see kord eemale. Kristjan, annan vahepeal sulle ka sõna. Sinu tervis on ka viimastel aastatel ikkagi suureks teemaks olnud. Räägi meile, mis vormis sa praegu oled ja kas sinu Davis Cupil osalemine üldse oli kahtluse all? Jah, mul on vigastusi ja igasuguseid asju päris palju olnud, et ei ole lihtne olnud viimased aastad, et jah, sükene läbi kivide ja kändude. Aga mul ei olnud kahtluse all see, et kas ma mängin või ei mängi, et ma olin nagu kindlalt olemas, kui oli tiimil vaja, et seal ei olnud küll mingisugust kahtlust nagu. No algas siis skooriliselt ikkagi kindlalt, aga nagu matšijärgsetest kommentaaridest on kosma jäänud, siis Vova vist ütles, et kõige raskemad 6-3, 6-0, mis tema silmad on kunagi näinud, et Oliver Ojakäär võitis siis sellist meest nagu Hamidreza Nadaf 6-3, 6-0, seal oli 4-3-ni oli päris pingeline, aga siis Oliver oli vist üks servimurre. Jah, kui 6-3, siis 4-3 pealt pidi tulema servimurre. Et sellega selle üks pikk game ka, mille ta võitis ja sai sellega nii-öelda pinge maha. Võib-olla siis Oliveri treener Kennet räägib meile sellest mängust. Ja see oli ka Oliveri üleüldse esimene debüüt, jah. Esimene Davis Cup kohtumine, et eks ta oli alguses natukene närvis ka. Ja seal oligi, see oli üks küsimärk, siis teine küsimärk oli see, et kuidas ta selle kuumuse või palavusega toime tuleb, mida me natuke kartsime, et ta eelmistel päevadel trennides ütleme energiast nagu üleshüppeid ei teinud, et seda liigset energiat liiga palju ei olnud, aga ja siis see mängu algus oli natukene oli siuke ettevaatlik või pisut nagu rabe. Aga 4-3 pealt oli see big game, tuli selleks veel mõlemale poole minna, õnneks tuli meie poole ja pärast seda nagu natuke vabanes ja teise seti keskelt siis vastane ka väsis ja see mäng läks juba ütleme nobedamalt natuke, jah. No tingimustest sa juba natuke rääkisid, kuidas siis on sellises kliimas tennist mängida? 33 kraadi, 33 võib olla ka erinev, Eesti 33, Sri Lanka 33, et niiskused on erinevad ja... Jah, seal oligi see 33 oli, mis oli see temperatuuri näit, aga see tajutav kuumus oli 38 ja sinna see õhuniiskus juurde, et hotellist välja läksid, siis ütleme siuke 4-5 minutit ja siis me kõik oli siuke kleepekas peal, et see oli päris karm, et see oligi see niiskuse pool oli isegi võib-olla raskem, et millega nagu ära harjuda. Eriti kui tuled veel siit jahedast, et me eelmine nädal mängisime Prantsusmaal sees külmasallis ja siis nüüd 24 tundi hiljem hakkasime trenni tegema, ma ei tea, võib-olla oli seal 30 kraadi vahet selle temperatuuril, et sellega läks aega, aga õnneks olime 5 päeva varem kohal ja mängudeks oli enam-vähem. No esimene mäng sai läbi, Eesti läks 1-0 juhtima. Kristjan, sina läksid nüüd siis areenile ja mängisid sellise mehega nagu Sina Mogimi. Ma kindlasti ei hääldanud teda õigesti, aga nii on kirjapildis kirjas ja eestlased niimoodi hääldavad, nagu on kirjapildis kirjas. Ja Kristjan, sina pidid vastu võtma kaotuse 6-1, 5-7, 4-6. Räägi oma vaatevinklist see matš läbi. Alustasin hästi, ma olin 7-4-2 olin ees ja oli nagu enam-vähem ja siis teises ja kolmandas nagu mul see energia nagu kadus ära ja mul oli veits söögiga oli ka seal eelmistel päevadel sain mingi, ma ei tea, kas mingi toidumürgitus või mis iganes asja, mul oli mingi kõhuga mingi jama, aga siis teises ja kolmandas mul kadus energia ära ja siis ei mänginud enam nii hästi kui alguses.
Kas siis, mida sa sellest sina Mogimist ennem teadsid, mis taktikas väljakule läksid? Ei, ma otseselt ei teadnud midagi temast, ei olnud varem teda näinud kuskil ja lihtsalt oma mängu mängida ja näha, mis ta teeb. Kuidas sina selle kuumusega kohaneda üritasid, olid sul mingid omad nipid-trikid? Ma ei tea, mul on nagu muidu tavaliselt on olnud, ma nagu kohanen füüsilises mõttes nagu suhteliselt hästi, sest füüsiline pool on nagu pigem on olnud tugevam, aga seekord ma ei olnud nagu nii lihtne kui muidu, et oli suht raske. No kuna sa, Kristjan, meil varsti pead liini pealt kaduma, siis räägime selle ka ära, et kus sa praegu oled ja milleks valmistud? Praegu hetkel tulin Tartusse koju, et korra nii-öelda mul on mingid asju siin Tartus vaja teha, et teen mõne trenni siin Eestis pärast homsest alates Oliveri ja Kennetiga ja siis lähen Monastiri turniirile paariks nädalaks. Täpselt ei teagi veel, kas 2 või 3 nädalaks. Et jah, lihtsalt see nädal muidu ma plaanisin ka tegelikult turniirile minna, aga kuna see Davis Cup lõppes nagu see, me olime laupäeval ja pühapäeval olime seal, siis muidu oleks nagu liiga kiirustamiseks läinud, siis ma tegin sükse nagu vahenädal, et lähen järgmine nädal, uuel nädalal siis võistlema. Kuidas sa oma senise hooaja kokku võtaksid, et vaatan, et oled siin võistelnud 1, 2, 3, 4, 5 turniiril? Jaa. No, ma ei tea, ütleme nii, et raske aasta algus on olnud, et ei ole väga võitnud ja ei ole liiga hästi esinenud, et pluss ma olen haige ja seal Egiptuses ma olin haige ka veel, nagu ma olin seal 4 nädalat ja 4 nädalast, ma 3 nädalat olin palavikus. Et sükene suht raske aasta algus peale vigastust, et seal nagu ei olegi rohkem midagi öelda otseselt, et raske aasta algus, Aga haigusest said võitu ja praegult on tipp-top? Ja sellest, see palaviku, see läks mul ära, siis ma peale seda tulin Eestisse, siis ma nädal aega nagu ravisin ennast ja siis sai nagu korda. Oled sa selleks hooajaks mingi kirjaliku eesmärgi või kas või mõttes endale mingi sihiga pannud? No mingid eesmärgid ikka on jah, et tahaks nagu aasta lõpuks ikkagi üritada Challengera mängida ja et mingid eesmärgid on jah, aga eks näis, kuidas läheb. Praegu ei ole liiga õnnestunud olnud see esimene kvartal. Kuule, aga Kristjan, kuna meil see väike tehniline mure on, et sa teisi ei kuule, siis lasemegi su vast konksu otsast minema ja täname, et said ühineda. Jaa, aitäh. Aitäh, edu sulle. Jaa. Nii, Kristjani mängu järel oli seis 1-1 ja algas uus päev sellest, mis 2 päeva vahele jäi ja mis tegelikult selle kulisside taga toimusid, sellest saame veel rääkida, aga matš number 3 ja Kennet Raismaa, Siim Troost 4-6, 6-3, 7-6 ja kiire lõppmäng 7-3. Kennet, algusest peale sa teadsid, et sa pead paaris mängus väljakul minema, eks? Jah, Voova hakkas kohe algus hirmutama sellega, et eriti kui Mark veel nädal aega ennem ütles, et ta ei tule ikkagi, et siis ja me kohale jõudsime ja need ilmastikuolud olid sellised nagu olid, et siis oli suhteliselt selge, et Kristjan ja Oliver mängivad üksikuid ja mina ja Siim mängime siis paari. Esimene set 4-6? Jah, 4-6 jah, et ei olnud üldse kõige hullem set, et kaotasime 4 punkti oma servist, aga need kõik kaotasime ühes skeemis, et ärge seda järele tehke, see ei ole hea. Et vastased mängisid suhteliselt õnnestunult ja nii ta läks esimene. Vastased siis Samjar Iljasi ja Ali Yazdani. Aga pärast seda saite kuidagi rohkem klappima? Jah, tegelikult teises olime ka 3-1 maas ja asi oli päris hapu, et kogu mäng oli selline tunne, et tegelikult me ei mängi nagu üldse nii kehvasti, et
et kaua see nagu kestab, et vastased tõesti nagu mängisid õnnestunud, et ma sain näiteks teist servi sain tõrjuda teise seti alguses alles, et servisid väga õnnestunud ja üldse seal võrgus lahendasid ära mingid pallid ja seal see, ma nüüd ei tea, mis ta nimi oli, aga ühesõnaga see üks nendest kahest, et see tõrjus vahepeal pool silmad kinni ja kuidagi klappis ja kukkusid need pallid sisse, aga siis teises setis 3-1 pealt saime kuidagi selle ühe tõrjegeimi mängisime ka, natuke oli seal õnne ja natuke julgemalt ja klappis ja saime mängu tagasi ja siis teise breigi nad seal 4-3 pealt juba natuke kinkisid meile, et seal mingid pallid suutsime tagasi ajada ja nad õnneks eksisid ja paaris mängus võib see kõik muutuda 1-2 punktiga ja seekord oli ka nii. Kuule, aga rääkige, mul tuleb kohe meelde see olukord, kui hakkas Ukraina sõda ja olid sunnitud ukrainlased mängima Tallinnas oma matši belglaste vastu ja maailma tippnimed Stahovski ja Kofän ja kõik mängisid Tallinnas tühjade tribüünide ees. Kas seal, mis atmosfäär seal Sri Lankal oli, et see on ikka tüüpiline, kui ka kodumängu ei ole, siis tavalist rahvast ka ei ole. Kas seal oli kedagi tribüüni peal ka või? Midagi see natuke oli ja siis olid need Iraani poisid olid need pasunad kaasa võtnud, mis oli hästi ebameeldiv. Iraanlas ikka oli, jah? Nende tiim oli natuke suurem, jah, ma ei tea, seal oli seda kaadrit natuke rohkem. Et ma tahtsingi siin ühe asja veel ennem, et see ilmastikuolud, et me siin ei räägiks, et oi, jube palav oli ja ei ole vastik mängida, et oligi vastik, et see oli nagu Kristjan ütles ka, et mingi hetk lihtsalt Aamer käis ja see oli nagu väga reaalne, see oli igas mängus, nii Oliveri mängus vastasel kui Kristjanil ja oli hästi nagu selline keeruline. Ja teine pool sellest keerulisest oli tegelikult oli päris selline hea Davis Cupi feeling, mida võib-olla väga palju iraanlased tegid, sest nad olid tõesti seal, lisaks mängijatele võib-olla veel mingisugune 10 inimest, pasunad kaasas ja see energia, mis tegelikult, paaris mängus ka tegelikult hästi palju kandis mingisugusel ajahetkel, eriti kui neil hästi läks ja kogu need selline power, mis neil sees oli, mängis nagu meie kahjuks nagu mingisugusel ajahetkel, aga just need väiksed nüansid, kus nad ise võib-olla eksisid mõned korrad, meil vedas, saime jällegi käima ja siis Eesti nii-öelda 2-3 pealine jõuk, kes taga andis ka oma panuse, et tegelikult selline ma arvan, see Davis Cupi feeling oli kindlasti seal olemas, aga võib-olla väga sellises miniatuursel kujul mingis kontekstis, aga kohalikke võib-olla, ei tea, 20 inimest oli mingisugusel kõige magusamas ajahetkel seal kohal, jah. Kas teil tekkis siis nagu tunne ka, et kui me nüüd järgmine kord Iraaniga mängime, siis mängime veebruaris Tallinnas ja õues? et kuidagi see tasakaalustada nüüd? Jah, tahaks küll õues võib-olla ei taha Tallinnas, aga ühte kodumängu tahaks küll vahele, et kindlasti oleks nende iraanlastega olnud meil kodustes tingimustes nagu lihtsam madistada. Et kuigi ma ütlen, et ega nende jaoks olid ka need olud hästi keerulised. Sama raske oli neil tegelikult, et jah, et me kartsime küll, et nad võib-olla on rohkem harjunud selle temperatuuriga ja saavad nagu paremini hakkama, sest meil oli tõesti esimesed 3 päeva oli Voova oli ka päris murelik juba, et meil oli keeruline ikkagi, üks kord päevas tegime trenni, tunni aja kaupa, 5 minutit mängisime ära, 5 minutit istusime, et selles mõttes puhkasime nagu, et see oli ikkagi, mina polegi võib-olla nii ekstreemsetes oludes nagu mänginud, ja Oliveri kohta võin öelda, et Oliveri ka kindlasti ei ole, et jah, aga ei, kui tuleb see turniiri selles mõttes kerge ärevus sisse, oma tiim aitab, tahad ikkagi ju võita ka, et siis kuidagi oled natuke sellest üle ja siis saime nagu käima ja isegi ma arvan, et paremini kui vastased, sest et ma ütlen, igas mängus olid nemad panid ikkagi ennem käed põlve, välja arvatud see Kristjani mäng, aga muidu käed põlvele kui meie. Kuidas see reisimine üldse Sri Lankasse käib? Lennukiga. Millised ühendused? Ei, ma arvan, et tegelikult oli ühendus posti jaoks nagu väga okei, et kindlasti lennuk ei ole kunagi ühegi nii-öelda tunni jaoks, mis sa seal veedad väga mugav, aga läbi Istanbuli ma saan aru, et poisid jõudsid ilusti ka jätkulennule tagasi tulles, et selles mõttes ma arvan, et oli ta optimaalne, aga loomulikult ta on kaugel, et ta on kindlasti üks, mis mõjutab, on lennusõit ja siis kogu selle kohal
nii-öelda kohalike oludega siis harjumine ja kui Kennet ütles ka, et 5 päeva varem kohal, siis ma arvan, et see oli väga optimaalne, et oleks hiljem kohale läinud, oleks see mis päeval te siis kohale? Aklimatiseerumine võib-olla veel päeva võrra edasi läinud. Mis päeval te siis kohale? Teised jõudsid päev varem, et me tulime Oliveriga Prantsusmaalt võistlustelt, et Oliver seal selle veerandfinaali mängis reedel ja siis me hakkasime laupäeval tulema ja kas pühapäeva hommikul jõudsime. Teised jõudsid äkki laupäeval. Et ma just ennem naersingi Vova üle, et kui ma kuulsin, et reedel on start, et Vova pole ise elu sees kunagi näinud nädal aega varem võistlustele, kui ta veel mängis, aga ei, see oli ainuõige otsus, et see tõesti oli karm. See on alati, ma arvan, teistel spordialadel inimesed kujutavad ette, et koondis saab kokku ja teeb trenni ja siis lähevad koos lennukile ja sõidavad võistlustele, et tennises ei kujuta seda logistikat nagu ette, kuidas kõik tulevad üle maailma erinevatest kohtadest ja siis lendavad laiali ka, nagu siin Gunnar juba ütles, Vova läks vist Jaapanisse ja kes kuhu, eks ju, et nii see tennis on. Aga kuidas teid seal vastu võeti? Kui mäng toimub Sri Lankal, aga korraldab Iraan, et kes siis teil auto näiteks vastu saatis? Toidud olid Iraanist kaasa võetud teile kindlasti. Ta oli ikkagi Sri Lanka tenniseliit nii-öelda korraldas kogu seda üritust ja ma pean tunnistama väga-väga sõbralik rahvas. Et see korraldus, mis nad seal tegid, nad ise ütlesid ka pärast, et see oli esimest korda, nad pidid sellist üritust tegema, et seda 3. gruppi on teinud, kuid niimoodi 1-1 vastu natuke teine ja esiteks oli seal, ma ei tea, meeletu hulk inimesi tegelikult nii-öelda korraldustiimis, kes 1 või 2 või 3 asja tegid, et see oli hästi, hästi tore ja andis ka omaette sellise sümpaatse emotsiooni sinna juurde ja ma arvan küll, et mõlemad tiimid jäid rahule nii-öelda korralduse poole pealt ja kogu sellise sõbralikkusega ja kogu ülesehitusega, et seal kindlasti midagi nagu kaevata ei ole. Aga sul Allar iraanlastega tuli jutuks ka see matši viimine Sri Lankale, oli sellest juttu ka nendega või? Vova oli rääkinud seal paari poisiga aga ei olnud sellist nagu negatiivset kommentaari selle kohta, et ja nende president oli ka seal ja ei olnud meil omavahel vestlusel, kuigi tema inglise keel oli selline paar sõna, ei olnud nagu sellist imelikku emotsiooni või jah. Aga üks mäng on ikkagi meil läbi rääkimata. 4. matš ka, Oliver Ojakar läks siis selle Sina Mogimi vastu ja 6-3, 6-1. Oli seal üldse varianti? Jah, seal ka natuke seis valetab, et see algus kindlasti ei olnud nüüd nii lihtne. Et seal samamoodi oli 3-2 Oliver ees ja see oli niisugune big game vastase servilt ja tuli uuesti jälle meie poole. Ja siis 5-3 pealt Oliveri servilt oli tegelikult vastasel ka üks murdepall, aga see Oliver servis hästi ja teises setis mängis hästi Oliver, et päris suur nagu tasemevahe Oliveril siis esimese ja teise mängu vahel, et see nende esinumber ikkagi pusis vastu küll, et ta nüüd päris nii papist poiss nagu ei olnud. Räägi, Kennet, kas Oliveriga nüüd need terviseteemad on nüüd lõplikult maha maetud, on ta nüüd terveks saanud? Ta oli vahepeal ju kogu aeg üles-alla. Jah, ütleme sellist aasta algust, nagu meil praegu on olnud, et nüüd on meil märts, mis meil on siin, märts 19, ta on mänginud 7 turniiri juba, et sellist aasta algust, ma arvan, tal ei olegi kunagi karjääri jooksul olnud. Tui praegu jah, pisijamas ikka, aga midagi sellist, mis mängimist segaks hetkel ei ole. Rääkides veel sellest matšist, et kuidas siis emotsioon oli pärast Oliveri võitu, kui nüüd kõik selgeks sai ja viimase matši võis isegi ära jätta? Minul oli suur kergendus, sest et kuna Kristjanil oli see kõhujama, siis 2-2 pealt oleksin pidanud ilmselt mina minema. Nii et minul oli väga suur kergendus. Ei, hea meel ikka, et väga tahtsime võita, teadsime kohe algusest peale, et on väga võidetavad vastased, isegi ilma siis meie 2 esinumbrita, Margi ja Danilita. Lihtsalt kahju oligi esimesel päeval sellest Kristjani mängust, et ta oli ju 6-1, 4-2 seal ees ja see oli nagu nii lähedal, et 2-0 pealt vastu minna, siis arvan, et olekski 3-0 paariga, oleks see paar ka natuke kindlam olnud, oleks 3-0 nagu läbi saanud, aga siis oli järsku 1-1 ja paaris olime 5-3 otsustavas maas ja hakkadki mõtlema, et kurat, et kolm mängu oleme piirib, esimese Oliver võitis ja teises 2 oleme nii lähedal olnud ja mõlemad peksa ja et kas nüüd lähebki nii, aga ei, õnneks ikkagi tuli ära, et ma arvan, et meil
kui meil kõik mängivad, ütleme Danil ja Mark ka, et siis meil järgmine vastane on Usbekistan, et ma arvan, et meil on päris nagu hea tiim tulemas ja meil on nagu päris head võimalused ka järgmine mäng võita. Selles mõttes ikka väga tahtsin võita, et mitte sinna gruppi tagasi langeda, et nüüd saab ikkagi nagu seda päris asja teha. Kuule, räägi Kennet korra natuke veel sellest, kuidas Oliver seal meesteklassis ennast tunneb, tegelikult ju väga head tulemused, te olite väga lähedal Sharm el Sheikhis ju ka turniiri võidul, Oliver jõudis oma esimesse finaali $15,000 turniiril, et päris head turniirid on olnud. Jah, seal oli finaalis ja nüüd tegelikult Prantsusmaal oli 2 korda veerandfinaalis ja kaotas mõlemal turniiril siis turniiri võitjale otsustavas setis, kes hiljem siis turniiri võitis, et tegelikult nüüd viimase kuu ajaga on nagu toimunud väike hüpe jälle, et hetkel ei taha jälle ära sõnuda, aga mängib päris kihvtilt ja päris hästi. Mis seda nüüd põhjustanud on täpselt? Treener ikka. Jah, kindlasti treener, aga ei. Et ma ütlengi, et selles on nagu suur osa, et ta nüüd hetkel terve olnud ja et ta ongi saanud mängida nüüd 7 turniiri juba see aasta, et treenides olen ma mingeid asju juba varasemalt näinud, aga et ta nüüd on suutnud need ka võistlusmängudesse nagu edasi kanda, et seda on nagu hästi tore näha. Ja muidugi, mis talle endale on andnud ka nagu eneseusku juurde, et ongi mänginud neid meeste turniire ja näebki, et võibki seal mängida, ta on 2 korda võitnud siin 350-ndat, et võidki nagu mängida päris heade meestega võrdselt, see ei tähenda, et sa alati võidad neid, aga ta tunneb, et ta on nagu mängus, et vahest lähed juunioritest üle sinna meeste maailma, et siis alguses võib olla see esimene pool aasta või aasta, et saad seal väga ei saa nagu löögile, et saad seal suhteliselt kindlaid kaotusi ja see võib nagu natuke moti maha nagu tõmmata, aga tal on praegu jah, tunneb, et kui ta mängib oma võimetele vastavalt, siis ta võib nendega nagu üks-ühele mängida ja eks see annab talle eneseusku juurde. Kus te siit nüüd edasi lähete? Nagu me kuulsime, siis Tartusse harjutama? Ei, Kristjan tuleb ikkagi Tallinnasse harjutama, et meil tegelikult täna nüüd selgubki, ehk siis teisipäev, täna on turniiridelt maha võtmine, et natuke vaatame, kus ta seal jääb, aga järgmise nädala lõpus, et kas Egiptus või siis läheme Kristjanile seltsiks sinna Tuneesiasse 8 nädalaks. Kuule, räägi, palju Oliveril veel neid juuniori kaarte kasutada on võimalik? No sellega nüüd ongi see, et kuna ta oli sünnipäev, siis ta sai 19 ja ta sinna 15 000 ei saa enam. Et seal on see selline rumal reegel, et kui sa saad 19, siis sa enam seda juuniorite rankingit kasutada ei saa, aga pärast seda 2 nädalat, mis me nüüd mängime, on meil plaan siis Hiina minna, et kui ta nüüd saab, siis seal oleks 3 challengeri järjest, et siis oleks 3. Ma arvan, et Riho, sa pead täpsustama seda kaartide reeglit ka nüüd, et kuulaja võib-olla kõik ei tea, et no ühesõnaga, kui sa oled olnud juunioride klassis maailma tipus, sõltuvalt sellest, milline sõidatabeli koht on, saad sa siis kasutada meeste turniiril kaarte, Kennet võib paremini seletada. Seal on nüüd niimoodi, et kui sa oled lõpetad aasta 1-10, siis saad 8 wildcardi challengeri põhisse. Challengerid on siis Challenger 50 ja Challenger 75, ja ta on siis 2 madalama kategooriaga Challengeri. Kui sa oled 11-20, siis saad 8 tükki kvalifikatsiooni. Ja Oliver lõpetas siis aasta 19-ndana, ehk siis tema saab 8 tükki kvalifikatsiooni ja nüüd see reegel on seal veel see, et sa pead 4 kasutama ära esimesel poolaastal ja 4 kasutama ära teisel poolaastal, et nii ei saa teha, et esimesed 8 kuud kogud vormi ja siis hakkad paugutama järjest, et aga tal nendest kasutatud pole midagi? Ei, praegu ei olegi midagi, et nüüd meil ongi plaan, et mängime need 2 turniiri üle ära ja siis prooviks 3 tükki seal Aasias, Hiinas, et seal tuleb 3 tükki järjest kõva katte peal, et meil on niisugune mõte, et mai lõpuni võiks Oliver mängida kõva katte peal. Okei, see Davis Cup oli nüüd jah liiva peal, aga muidu on ta püsinud hetkel kõva katte peal, et üritame nagu seda mängu veidike paremaks siis saada või et mina näen, et tema mäng üleüldse võiks olla niisugune kõva katte mäng rohkem. Et niisugune suur mees ja suured löögid, et no ehk siis kokkuvõtteks tal on 8 kvalifikatsiooni challengeri kaarti kasutada veel võimalik sellel aastal. Ja siis pluss veel 2 siis 25 000 see on siis Futuresi turniir, nii-öelda põhitabeli pääsed ka veel. Ehk siis tal on 10 turniirile tegelikult nagu pääse veel, et neid me peame hakkama nüüd kasutama järjest, Ma ikkagi surgin natukene veel Sri Lanka matši üle ka, et võtaks selle kuidagi nüüd kokku, et me enne teed sinna saates, ega me omavahel ju ka arutasime, et tegelikult edetabeli järgi peaks olema kindel võit, siin ei tohiks nagu küsimuski olla, aga Davis Cup jällegi näitab, et see ei ole päris ITF-i turniiri tennis, et seal mõned mehed kipuvad oma võimeid kuidagi rohkem välja tooma kui teistel turniiridel ja kahjuks saime seda ka ise tunda nüüd siin mõne matši puhul.
Jaa, tõsi ta on jah, et mõned mehed on sellised head võistkonnamängijad ja kindlasti on seal üks faktor on ju kapten, kes väljaku peal on ja kindlasti kogu tiim, kes selja taga on ja ma arvan, et ka selles kohtumises, nagu ma ennem siin rääkima hakkasin, seda nii-öelda emotsioon, mis eriti paaris mängus oli, aga loomulikult teistes mängudes kandis nii ühele kui teisele poole, et see oli kindlasti, ma arvan, selline üks faktoritest. Aga noh, jumal tänatud, et see asi lõppes nii, nagu ta lõppes ja seekord oli ikkagi Eesti fännklubi oli parem. No jah, tennises muidugi tuleb alati sinna numbri taha ka vaadata, et on ju tõusvaid noormängijaid, kes ei ole veel jõudnud, on väga häid endiseid mängijaid, kes võib-olla ei mängi enam, suudavad seda ühte matši väga hästi mängida, nii et see ATP ranking ei pruugi alati olla, näidata seda, mis tegelik seis on. Jah, ja meil oligi ju veel see, et nädalaga ennem hüppas Mark alt ära õlaga, et kui Mark oleks tulnud, siis ma arvan, et see asi oleks ju veel kindlam olnud. Siis Kristjanil tekkis 2 päeva ennem see kõhujama, üks hetk ongi see, et okei, Oliver oli terve, aga seal küsimärk hakkab tekkima nagu järjest juurde, et Oliveril oli küll terve, aga esimesed Davis Cupi mängud, kuidas ta vastu peab, et ma ütlen, see asi oli tegelikult, lõpuks oli 3-1, aga see oli väga nagu nugade peal, et see paarismäng oli, ma ei taha nüüd ennast siin üles upitada, aga see paarismäng oli ikkagi väga nagu võtmetähtsusega, et see nagu meie poole ära tuleks. Et oleks me selle kaotanud, Oliveri võitu ma oleks uskunud, aga siis oleks 2-2 olnud, et see on ühe mängu küsimus. Kuidas teised sellest kõhujamast pääsesid siis? Ei, meil mingit, ma arvan, valemit ei olnudki, et proovisime süüa võimalikult palju ainult riisi, kuigi Kristjan tegelikult toitus samamoodi nagu meie ja ega seal piiri peal oli meid veel, et selles mõttes, et see toit oli hästi selline terav seal, kõhule ikkagi andis tundada kõigile, et lihtsalt tema sai sellega ilmselt võib-olla natuke julmemalt pihta, et Allar võib rääkida, et siin ITF-i esindav isik käis ka esimene päev kuskil restoranis söömas ja mis tast siis sai. Ja siis ta tuli viimane päev, ütles head aega. Et rohkem teda näha ei olnud. Sa käisid taga koos? Ei käinud, aga ta käis... Kohalik Sri Lanka restoran, jah. Ta käis väidetavalt ühes kohalikus Sri Lanka ühes parimas restoranis käisid söömas ja see oleks asi, mida mina kindlasti teeks. Ja sõid turniiri direktoriga sama, mis iganes, kana võileiba või mis iganes nad sõid seal. Ja isegi see kohalik oli ennast järgmine päev kehvasti tundnud. Aga see ITF-i esindaja oli vist, mis pühapäeva õhtul käisid ja me räägime nüüd siis laupäeval tuli esimest korda hotellitoast välja. No 6 päevaks kõht täis. Jäi teil seal vaatamisväärsustega ka tutvumiseks aega? Rannas käisime. Jäi, selles mõttes 1 päev oli, aga ei olnud keegi liiga motiveeritud kuskile mingit pikka väljasõitu tegema, et rannas käisime. Vesi oli liiga soe, ei jahutanud ja rannaliiv oli selline, et astuda ei kannatanud. Kuidas kohalikus keeles tere öeldakse? Ei tea. Midagi, mõne sõna õppisite? No, aitäh, peab ikka hotellis ütlema. Kasutasime seda ingliskeelselt. Aga see oli siis mereäärne linn, jah? No ta on ju saar, sest aga ütleme, et nad ise kohalikud ka, et ega meil siin Colombos nagu väga palju midagi ei ole, et kõik see loodus on, nad siin soovitasid, et 2-2,5 tundi linnast välja sõita, aga jah, nii nagu Kennet ütles ka, meil väga seda motivatsiooni ei olnud, et lähme džunglisse ka veel. 2,5 tundi ühes suunas ja 2,5 tundi teises suunas sõita, et eriti mõeldes selle liikluse peale ka, mis seal on, et see oli paras selline virvar. Tiimile mingi tuk-tuk võtta ja siis see tuk-tuk oli päris ohutu seal. Aga kuidas liiklus on koha peal? Seal on see vastas suunas ju, meil on paremaga reis, seal on vasakuga käib kõik päris imelik ja on küll read tehtud, aga ega seal keegi väga ei vaata, mis need read on ja hästi palju ongi neid tuk-tukke, mis seal nii-öelda linnas sõidavad, et ütleme, väga kogenud ja aga niimoodi tagaistudes kõige turvalisemalt alati ei tunne ennast. Aga avariisi ei näinud ühtegi. Saite ise ka ikka tuk-tukiga sõita? Mina sõitsin paar korda, jah. See on siis nagu takso ees seal, jah? Aga vastu lennujaama ei tulnud tuk-tukiga, et see oli ikka auto? Siis oleks pean neid kohvrirattaid kasutama ja kõrval veeretama. Aga tekitas te vähemalt isu puhkusereisile minna sinna? Minule ei, aga ma saan aru, et eestlased, Allar teadis rääkida, et eestlased lendavad, see on eestlastele ju väga popp sihtkoht praegu, et lendavad sinna teisele poole saart, et seal pidavad ka mingi lennujaam olema ja seal on siis rohkem need kuurortid ja võib-olla siis paremad hotellid, kuigi meil oli ka väga, ma arvan, väga hea hotell, ma arvan, kohalik, linna võib-olla üks parimaid isegi, et hotellis oligi väga, väga mõnus olla,
aga see linn oli jah, selles mõttes, et see pealinn, noh, ikka niisugune suur vaesus ja räpane ja mina kui suur puhtuse friik. Teie nii-öelda nägite seda Sri Lanka päris poolt, võib öelda? Jah, võib-olla. Ma pole seda teist poolt näinud, aga seda ma nägin jah, et see ei, noh, kihvt on ära näha või tore on ära näha selles mõttes, aga kohe nüüd homne päev tagasi ei põrutaks. Lennukiga üles tõustes siis saare nii-öelda siis ida pool oli ainult rannariba. Okay, no seda ma märkasin. Seda üles tõusemis ma magasin juba. No Allar, sina ikkagi trennis ei pidanud käima. Mis sina siis nägid võrreldes meestega? Et kui lähedal oli variant, et pead väljakule minema, jah? Jah, eks me seal nalja viskasime. Aga siis oli juba hilja ülesandmisi muuta. Aga ega midagi rohkemat ei näinud, et selles suhtes ma arvan, see, mis poisid nägid, minu tuk-tuki sõit oli ainuke boonus ja lisaväärtus sellele reisile, aga jah, eks ma olin ka nii mõnigi kord seal või enamus kordi võib isegi väljakutel vaatamas ja ütleme ausalt, nii nagu me siin räägime sellest kliimast ja välja tuled ja palav ja noh, ei olnudki väga tore kuhugi minna, et ei tahtnudki tegelikult väga kuhugi minna. Toas oli kont olemas. Jah. Aga räägime edasi, et septembris Usbekistan ja see on meil võõrsil, eks? Ja. Jälle? Ja. Millal viimati kodus oli? Oligi see Okeania saarded? Jah, just. See oli ju siis, kui Jürgen veel mängis. Ja see oli Jürgen ja siis see oli ju Mark Lajali debüüt. Jah, see oli Mark esimest korda mängis teist. Ja, just Allar ja Riho ei viitsi kodus korraldada, et kõik... Ei, eks see... Aga see loositsete see on võõrsil või? Jaa, see maailmaliiga või noh, nii, et kui nad nii-öelda avasid need grupid, et kõik iga regiooni riigid siis on ühes grupis koos, et see loobki selle nii-öelda loosi sinna või noh, loosi tähtsuse või määravamaks, et kui ennem oli võib-olla selline 10 riiki, kellega sa kord kodus, kord võõrsil mängisid, siis nüüd ma arvan, see riikide arv on läinud seal, ma ei tea, võib-olla 2 või isegi 3-kordseks, et kellega potentsiaalis võid sa mängida ja kui sa kellegagi mänginud ei ole, siis sa loos ja täna me oleme ega me ei olegi väga palju seda teist gruppi rohkem mänginud, et nüüd on Jamaika läinud ja Iraan on läinud võõrsile ja nüüd tuleb ka Usbek, et eks tuleb ka meie kord, kui saame kodus teha, aga jah, eks me ootame seda, et ma arvan, et see kodused lahingud on väga ägedad, annavad hoopis teistsuguse lisaväärtuse nii üritusele kui ka mängudele ja mängijatele, et loodame, et läheb õnneks. Mida me Usbekistanist teame? Ma näen, et siin on 3. asetus neil taga. Jah, Kennet, sa tead neist poistest rohkem seal? Jaa, no see, me vaatasime, kes seal eelmine mängisid, et noh, kunagi oli ju neil Istomin oli see esinumber. Jah, kas mitte Challengeri finaalis ükskord Jürgen võitis teda minu arust? Võib-olla küll, jah. Challengeri võit kunagi Jürgen mängis taga. Aga ta on küll tiimi nimekirjas oli, aga ta seekord ei mänginud, et see esinumber on neil see Sultanov hetkel, vähemalt, kes viimast mängu mängis. 300 midagi kuskil vist. Jah, aga temaga olen mina mänginud, mina küll napid kaotsin, Kristjan on taga mänginud, Kristjan võitis. Mark minu teada ei ole mänginud, Oliver ei ole mänginud, aga ma arvan, et kui me saame ikkagi selles mõttes oma tiimi kokku niimoodi, et kõik mehed lähevad, et see on see septembris, ilmselt on kõva katte peal, mis sobib ka Margile ja Danilile väga hästi. Et siis me kindlasti läheks sinna nagu võidumõtetega, et ma arvan, meil on väga hea nagu võimalus. Millal see selgub, kas meil on 13-14 september või 14-15? Seda ei tea mina. Ma ei julgegi öelda, ma arvan, et see on kuskil 2-3 kuud enne teada, et nii kate kui kuupäevad ja kõik see pool. No sõbrad lätlased lähevad üldse Toogole näiteks. Minul ei ole Lätis ühtegi sõpra. Tegelikult ikkagi ajalooline matš ja ega praegu, kui vaadata Baltikumi seisu, tegelikult Mark on ju praegu Baltikumi esireket. Ei ole ju enam Beranki seespool, Kulbis ei mängi enam, aga me ei ole ju kordagi mänginud esimese grupi play-off'e, ehk siis tegelikult, kui me selle matši võidaksime, võiks öelda, et meie Davis Cupi parim tulemus läbi aegade. Ja väga head võimalused. Jaa, ma üleüldse, et isegi see järgmine mäng, kuidas ta nüüd läheb, eks seda aeg näitab, aga ma arvan ka järgmise paari aasta perspektiivis, et meil on, ma julgen väita, et meil on väga hea tiim, et ma ei taha
selles Jürgeniga ma veel kedagi sealt ei võrdle, et selles mõttes Jürgen on ikkagi esisaja mees meil olnud ja Voova oli ju ka ikkagi, parimatel päevadel oli 300 lähedal, et oli ka see veel väga hea tiim, aga ma arvan, et praegu oleme nooremad ja Mark on juba seal, kus ta on, kindlasti areneb edasi, Danilil läheb praegu hetkel väga hästi, Oliver, kuna tal on lihtsalt nii hea treener, küll ta areneb ja siis Markus Möldil on ka päris hea treener. Jaa, Markus Möldil on väga hea treener, et ma arvan, et meil on nagu selles mõttes väga, väga hea tiim nagu peale kasvamas, juba praegu on okei tiim, aga et ka paari aasta perspektiivis, et meil on, ma arvan, väga head võimalused tõusta, et selles mõttes, kuhu me tõuseme, seda eks näitab aeg. Siin nagu Soome. Jah, ma just tahtsin öelda, et päris seda julge lubada Davis Cupi maailmaliiga poolfinaalis, aga no luba midagi. Aga ma arvan, et selle tiimiga see teise grupi play-offi koht ei ole ka nagu meie koht, et me natuke oleme ikkagi paremad. Räägime kiirelt võib-olla maailmatennises ka midagi. Keegi Indian Wellsi finaale ka vaatas? Ma kommenteerisin seda finaali isegi. Ja mis sa siis sellest Alcarazzi võidust välja tooksid? No viimasel ajal ju räägitakse ju väga palju Sinner ja viimased võib-olla pool aastat ongi maailma parimat tennist mänginud, aga jällegi, Carlos Alcaraz nii poolfinaal kui finaal ikkagi näitas koha kätte mõlemale ja päris üllatav oli, kuidas kolmandas setis ikkagi ta suutis Jannik Sinnerile nii kõrvade vahele pugeda, et seal kolmandas setis ei suutnud Sinner väga midagi enam teha, et Alcaraz mängis väga ilusa turniiri. Nii et minu arust ülipõnev, võiks öelda nagu, et on uus kolmik tekkinud, nii nagu kunagi olid Nadal, Federer, Djokovic, muidugi mitte tulemuste mõttes, aga ikkagi Medvedev, Alcaraz ja Sinner on omaette klass ja siis on päris tükk tühja maad kadetabelis punktide mõistes, nii et väga huvitav, mis hakkab see aasta saama. Jah, tunduvad ikkagi juba, et ka Novak Djokovicil kerged märgid, täpselt samasugused teemad natuke nagu Nadalil, et tulevad pahad kaotused, mida pikemaks need pausid jäävad, seda keerulisem ja raskem. Muidugi Djokovici puhul me oleme näinud neid pause ennegi ja tuleb ja lammutab, et mine sa tea, mis... Just tahakski öelda, et ära veel maha kanna. Ära veel maha kanna, täpselt nii, aga ega see läheb ikkagi keerulisemaks ja raskemaks. Aga ma arvan, et see on hästi huvitav on ka rahval praegu jälgida, et on tekkinud selline uus, kui kunagi oli Federer Nadal, siis nüüd see Alcaraz Sinner on nagu selline uus vastasseis, mida kõik ootavad, nad on nüüd päris suhteliselt lühikese ajaga mänginud siin nüüd 8 korda vist oma vahel, et 4-4 on praegu see, on see seis neil ja alati nende mängud on hästi kiftid ja alati toovad nagu üksteisest siis parima välja, et hästi sellised vaatemängulised, et väga huvitav on jälgida küll. Ja naistest võidutses siis Iga Švontek ja finaalis alistas tema Maria Sakkari 6-4, 6-0, aga Eesti Davis Cupi meeskond ei olnud ainus Eesti meeskond, kes siin viimastel nädalatel või nädalavahetusel võistlustules oli. Eesti rastastooli tennise meeskond käis ka Lätis World Team Cupi mängimas Euroopa kvalifikatsioonimänge ja alagrupis oli meil vastaseks Rootsi ja Belgia ja siis 9. kuni 12. koha turniiril kaotas Eesti Rumeeniale ja Šveitsile ning saime siis 13 võistkonna seas 12. koha. Meeskondade turniiri finaalis võitis Saksamaa Rootsit. Alar Milk on selle tiimi treener siis. Alar, kas sa oskad kommenteerida, kui tõsine see Eesti ratastolitennise tase on või kui tõsiselt tehakse seda sporti võrreldes muu maailmaga? Ma arvan, et need nii-öelda tippmängijad on sama tõsised kui siin eelnimetatud nii Alcarazed kui Sinnerid, et teevad seda ju ikkagi professionaalselt, mida meie mängijad ju täna ei tee ikkagi. Et ma arvan, on väga äge punkt 1, et nad mängivad tennist, ma mõtlen meie mängijad, nad on valmis ka võistlema, nad tahavad võistelda, tahavad ennast proovile panna ja ma arvan, et see on nii-öelda tänasel päeval nagu kõige tähtsam, et see näitab ka järgnevatele mängijatele natukene nagu võimalus üleüldse sporti teha, tennist mängida ratastoolis. Et ma loodan, et nende tegevus innustab ka teisi mängijaid tulema proovima. Ja ma arvan, et see on selle juures nagu kõige tähtsam. Et kindlasti on selle jaoks, et tippu jõuda näiteks kas või Grand Slamile, mis on ka hästi väiksed tabelid seal, kui ma ei eksi, vist 16. tabel on Grand Slamil ratastooli tennises, et selle jaoks on vaja ikkagi väga kõva hüpe veel teha,
aga täna ma arvan, me oleme seal, kus me oleme, mis on ka väga okei, et meil on mängijad, kes mängivad ja võimalus selle jaoks. Ja meie siis naismängijatest esinumber Jelena Malõgina on jõudnud 2 turniiril jäljest poolfinaali ja nüüd siis nagu mainitud Jaapanis alustab turniiri ja vastane on ka juba teada Viktoria Morvajova Slovakkiast ja Klinka on ka jõudis eelmisel turniiril poolfinaali ja pidi seal ka kaotuse kahjuks vastu võtma M25 turniiril. Ja mängis selle prantsuse vastu. Danil on kaotas küll see kord, aga ta on suure sammu edasi teinud, et see, kui stabiilselt ta jõudnud 25 000 poolfinaali, 15 000 ka poolfinaalis oli seal Prantsusmaal mingi hetk siin võitis eelmise aasta lõpus, tuli Challengeri kvalist läbi, oli veerandfinaalis, et seda ta on ka muidu see edetabeli koht nüüd räägib, et kas ta on äkki juba 461 ma vaatasin. 461. Ja kusjuures, kui nüüd võtta nii-öelda race edetabelit, mis on siis ainult 2024, ta on selles edetabelis esimene ju Eestist üldse. Ja mina nägin mängisin ta vastu ise suvel Eestikatel, aga nüüd pärast seda nägingi esimest korda siis nüüd Oliveriga, kui Prantsusmaal olin ja mulle väga nagu meeldib, kuidas ta mängib ja julgen küll väita jah, et see läheb hetkel seal vähemalt õiget radad pidi ja on suure sammu edasi teinud. Kuulge, aga räägime äkki paari sõnaga ka meie naiskonnast, kohe on ju tulemas ju matšid. Kellega mängime ja kus? Turniir peetakse Vilniuses 8. aprill algus, et ma julgesin nüüd riiki üles lugeda, kes seal kõik on. Aga loositakse alagruppidesse vist päev enne ja selle jaoks, et nii-öelda edasi saada, on vaja alagrupp võita, mille siis mängitakse uuesti 4, seal peaks olema nüüd 2 4 ja 1 3. Me oleme siis teises grupis, jah? Me oleme siis teises grupis, jah. Et kas tiim on ka teada, siuke intrigeeriv küsimus. Tiim on üles antud, tõsi, jah. Kes meil siis on? Meil on Leena ja Maileen on, Kaia on üles antud tänase päeva seisuga, Liisa Varul ja Laura Rahnel. 2 noort ka. Sa ütled, Kaia on tänase päeva seisuga üles antud, kas ta on öelnud, et ta siis jah, tulen? No ütleme nii, et me loodame siin lähema päeva 2 jooksul nüüd saada veel täpsema vastuse, aga ta põhimõttelise nõusoleku on andnud jah. Olen näinud, teeb trenni, igal juhul. On heas vormis? No viimane kord ma vaatasin, mängis noore Ken Ingiga ja Kenil oli päris raske, ütleme nii. Ja vastased loositakse, jah? Jah, alagrupp loositakse, jah, et seal on Bosnia, Horvaatia, Egiptus, Gruusia, Iisrael, Kosovo, Leedu ja Maroko ja Makedoonia ja Malta. Sellised valikud siis. Vaatan ühtegi päris tippnime nende... No Horvaatia on, ma arvan, üks tugevamaid seal. Donna Vekic, Petra Martic. Ja. Nende võiksime madistada küll. Jah, ja ma arvan, kui Kaia mängib, siis on ju meil täitsa ju okei. Kas Ingrid Neel on kindel, et ei mängi, jah? Ei olnud üles antud, jah? Teda ei ole üles antud, me saame 2 mängijat muuta veel või vahetada. Praeguse hetke seisuga tundub nii, et ei mängi. Ta lihtsalt ei saa tal on seljaga häda, ta ei saa oma selga sellise konditsiooni, et sellist pingutust teha. Aga vaatame natukene veel aega, et päris maha ei kanna hetkel veel mõtet. Aga praegu tundub keeruline. No aga siis järgmine matšpallisaade tundub meil tulevad Fed Cupist ja istuvad siin kapten Tamla ja Kaia Kanepi. Riho. Ja kindlasti. Gunnar ja Riho ka ikka. Ja Gunnar ja Riho. Aga aitäh kuulamast, aitäh mehed saatesse tulemast siia tänases päeva tund aega tennisejuttudele panustamast ja kellelgi peaks olema soovi meile kirjutada, joonistada, siis tennis@delfi.ee ootab alati igasugused küsimusi, ettepanekuid, teemavihjeid, et Eesti tennis on ju rikkalik ja toimub eri Eestimaa otstes asju, millest me võib-olla ei teagi. Täpselt. Jah, aitäh kuulamast ja kõik head!